hästi, kui nii-öelda selg on vastu seina, et kõik pingutavad kaitses kõvasti, rünnak tuleb siis iseenesest, kui kaitse on hea, et jah, võib öelda küll, et täna õnnestus kõik päris hästi. Kalev Cramo murdis täna Rocki nende kodusaalis sisuliselt teise veerandajaga, mis võideti 29-9. Poolajaks juhtis avamängu kaotanud Kalev juba 26 punktiga. Rockil ei õnnestunud miski, Kalev tegi mis tahtis. When we play well, we play a very committed, aggressive and communicative defense, and we executed much better against the zone this time, and obviously, when the shots are going in, everything seems to be, players are good, coach is good when the shots are going in. Pehmed olime ja lasime ennast ära suruda ja kui individuaalselt nagu ei saanud kahe võitlustega hakkama, siis jäigi ka meeskonnamäng puudulikuks ja põhimõtteliselt tegutsesime niimoodi, nagu nemad lasid meil tegutseda. Kalev Cramo võttis Rockilt kolmanda veerandaja alguses igasuguse mänguisu, juhtides parimal juhul 35 punktiga. Rocki viskeprotsent oli täna vaid 34, Kalev kontrollis edukalt kaitselauda, võttes aktiivse kaitsega Rockilt head vastumängu võimalused. Me suutsime nad kaitses nii palju ära suruda, et kohati läks nagu võib-olla mänguisu neil ära. Kõik on kaitsetöö. If there is one statistics that is actually stands out, that's number of assists that Tartu had, and that's 5 assists, which is very unusual. They got a very high number of assists average, and we managed to take those passes away from them. Kalev Cramol käisid väljakul lõpuks kõik 12 meest ja said ka käe valgeks. Suure kasuteguriga mänginud Linehan tõi Kalevile 22 punkti, Fox lisas 12. Omamoodi sümboolne oli Daniel Kurbase ja Viljar Veski koostööga lõppenud korv kohtumise viimasel minutil. Kalev alistas Rocki 28 punktiga, 84-56. Mitte valmis absoluutselt, mitte ükski mees. Ma ei oska öelda, mul ei ole seletus selle peale, ei saa niimoodi alustada mängu. See ei ole normaalne, kui teine veerand kaotab 20 punktiga. Rocki parim oli täna Gert Kullamäe 16 punktiga. Kahe võiduni mängitava veerandfinaalseeria otsustav kolmas kohtumine peetakse Tallinnas kolmapäeval 1. aprillil ja sellest teeb otseülekande ka Eesti Televisioon.